Nii, tere kõigile. Mina olen Mikk Plakk, olen Baltechi kaasasutaja ja tegevjuht ja pealkirja ma natuke lühendasin, et mina tahan siis rääkida täna sellest, kuidas reaalaja mulla andmed saavad aidata kaasa kestlikkuse parandamisele nii tootmise, keskkonna kui ka mulla enda seisukohalt. Ja samuti ütlen ära, et kohale ei saanud tõesti tulla, et olen väikese viiruse küüsis siin juba teist nädalat. Aga mina olen hariduselt ehitusinsener ja mina sattusin põllumajandusse üsna puhta lehena 2019. aastal, kui me Baltechi käivitasime. Ja miks ma seda räägin? Sellepärast, et puhta lehena uude valdkonda tulla tähendab seda, et sul ei ole vanu juurdunud arusaamu, kuidas asju on alati tehtud. Ja see aitab mõelda vabamalt, et kuidas mingeid asju võiks paremini teha. Ja need viimased 6 aastat on muidugi olnud väga intensiivne õppimisperiood, kuidas põllumajandus päriselt toimib ning kus saaks tegelikult ka paremini otsuseid teha ja täpsemini. Ja üheks kõige olulisemaks tõdemuseks selle aja jooksul on minu jaoks saanud see, et iga aasta põllumajanduses on täiesti erinev, mis tähendab, et ühesugune lähenemine igal aastal lihtsalt ei tööta. Ja kui vaadata suuremat pilti, siis muld ongi ju kogu põllumajanduse alus, et kõige olulisem taimekasvu keskkond. Samas mullaseire on olnud aastaid alahinnatud ja jäänud teiste tehnoloogiliste arengute varju. Et masinates on meil ju kasutusel väga täpsed tehnoloogiad, traktorid, isesõitvad robotid, lasertehnoloogiad, umbrohutõrjeks, droonid, kaugseire ja nii edasi. Aga mulla osas oleme me üldiselt ikka samas kohas, kus me oleme olnud pikalt. Ja ilmastik muutub ju samuti järjest ekstreemsemaks ja mis suurendab tegelikult vajadust täpsemate ja dünaamilisemate otsuste järgi. Aga mullainfo on ikkagi valdavad hetkel veel üksikhetked, mullaproovid, mis annavad ühe hetke tulemuse ning mitte seda jooksvat dünaamikat. Ja murekoht, mida mina näengi, ongi see, et me juhime meie kõige olulisemat taimekasvu keskkonda üsna vähese informatsiooniga. Et mullaproovid on küll kasulikud, kuid need näitavad ainult ühte hetke aastas. Ja sellest hoolimata nende puhul ikkagi me teeme väga pikad plaanid, isegi ju 5 aastaks kohati. Aga mullaproovid enamasti ei vaata jällegi lämmastiku sisaldust, sest see muutub meil tundidega. Ja kui otsustamise hetkel infot pole, siis tehakse otsused ikkagi parima teadmise ja kogemuse põhjal, mitte andmete põhjal. Meie kogemus tihti näitab seda, et sõltumata klimaatilistest oludest, kas on liiga märg või liiga kuiv hooaeg, tehakse põldudel ikkagi väetustegevused vastavalt saagi ootusele, mis on juba hooaja alguses paika pandud, mitte tegelikele tingimustele. Aga me näemegi, et seda tegelikult saab ju muuta. Nii et on vaja tööriistu, mis aitaksid põllumehel hooaja sees oma tegevusi jooksvalt kohandada. Ja nüüd jõuamegi siis meie tegevuse juurde. Et meie oleme arendanud välja sellise otsustustoe tööriista, mis on ingliskeelselt tõlgitud, mis aitab teha andmepõhiseid otsuseid läbi terve hooaja. Ja meie lahendus koosneb siis 2 osad. Esiteks on meil välja töötatud mullajaam, mis mõõdab reaalajas mullast erinevaid elektrilisi omadusi 2 ja nüüd ka 3 sügavusel. Ja sellest saame siis me kätte reaalajas niiskuse, temperatuuri, üldsoolsuse, toitainete dünaamika ja nüüd uudsena ka nitraatlämmastiku reaalajas. Ja teiseks on siis meie platvorm, kuhu kõik need andmed sisse tulevad, mis võtab meie mulla andmed, ühendab need satelliidiinfo, ilmastikuinfo ja kultuuripõhiste mudelitega ning annab lihtsasti arusaadavat tuge selle kohta, mis tingimused hetkel valitsevad ja mis tegevusi saab või on vaja teha. Seade, mis mõõdab mulda, seisab ühes kohas terve hooaega ja mõõdab jooksvalt, mis tähendab, et me näeme kogu hooaja dünaamikat, mitte ainult hetkeseisu. Ja nende andmete põhjal me saame toetada siis praktilisi otsuseid, väetamiste kohta, pritsimistööde kohta, kogu hooaja kulgemise hindamist, talvised olud, talvitumine ja siis leostumise episoodid ja nii edasi. Ja lisaks kogu see andmete dünaamika aitab hinnata ka mulla vee ja toitainete puhverdusvõimet, mis omakorda annab hinnangu mulla tervisele. Et kui muld on ju heas seisukorras, siis ta suudab hoida vett ja toitaineid oluliselt kauem, mis on küll loogiline, aga nüüd me suudame seda ka andmetega tõendada, mis jällegi omakorda aitab hinnata ka nüüd üha enam kanda kinnitavat taastava põllumajanduse praktikat ja nende kasutamise efektiivsust, mis jällegi annab andmepõhist kindlust, kas me liigume õiges suunas. Kuigi me anname tuge otsustamiseks kõikidele põllutöödele, siis peamine fookus ja uudsus meie lahendusel, nagu öeldud, on olnud toitainetel ja nüüd räägime peamiselt nitraatlämmastikust. Ja lämmastik on kogu põllumajanduses ju üks olulisemaid elemente. Samal ajal väga ettearvamatu ja põhjustab ka kõige rohkem kahju keskkonnale. Ametliku statistika kohaselt on lämmastiku kasutuse efektiivsus üle maailma umbes 50%.
mis tähendab, et iga teine tonn, mida me kasutame, läheb raisku, atmosfääri, põhjavette või lihtsalt kaob kuhugi. Ja kuna lämmastik on nii kiire ja liikuv element, ei saa ka kasutada mullaproove selle taseme hindamiseks, ütleme sügisel või kevadel, kui enamasti mullaproove tehakse. Aga meie siis oleme oma süsteemis eelmise aasta lõpus avastasime selge seose erinevate ioonide käitumise ja meie mõõdetavate signaalide vahel. Ja seetõttu oleme hakanud hindama nitraatlämmastiku taset mullas kilogrammi hektari kohta reaalajas. See on aga maailmas täiesti unikaalne lähenemine ning hetkel ei ole maailmas teist sellist toimivat lahendust, mis ilma ulatusliku kalibreerimiseta suudaks anda selliseid tulemusi nagu meie. Aga samas natuke tuure tagasi tõmmates, et see on ikkagi meil beta variant, aga meie esmased tulemused ikkagi on olnud piisavalt palju lubavad, et me oleme sellega juba laivis ja meie mudelite täpsustamine käib jooksvalt kogu aeg edasi. Ja meie näeme, et just sellised andmed ongi need, mis aitavad tegelikult muuta väetamisotsuseid hooaja sees vastavalt tegelikele tingimustele. Ja miks see kõik on oluline? Oluline on sellepärast, et esiteks, ebaefektiivne väetiste kasutamine mõjub kehvasti tootjate kasumlikkusele ning seetõttu ka meie üleüldisele toiduvarustuskindlusele. Teiseks, sest lämmastik põhjustab 3–5% kogu maailma kasvuhoonegaaside emissioonidest. Lisaks, üleväetamine mõjutab ka negatiivset ju mullastikku ehk hapestumine, mikroorganismide vähenemine, huumuse lagunemine, leostumine ja struktuuri nõrgenemine. Ja kõik need probleemid on tekkinud sellest, et muld on olnud seni põllumehele nähtamatu. Me oleme teinud väga suuri otsuseid väga väikese info põhjal. Ja mida täpsemalt sisendeid me suudame kasutada, seda kasumlikumaks muutub ju ka kogu tegevus. Ehk võit on mõlemale poolele, et põllumees toimetab efektiivsemalt ja kasumlikumalt ehk teenib rohkem raha ning ta saab ka järgmine aasta toitu kasvatada. Ning samas säästame ka loodust. Aga et mitte päris kuiva jutu peale jääda, siis näitan ka mõned graafikud teile, mida saab selle lõunasöögi kõrvale arutleda. Teen kiire ülevaate. Et esimene on meil vahekultuuri näide, et kus on sügisel istutati vahekultuur. Siin üleval meil on mullavee graafik, keskel on siis lämmastiku tase. Ja siit ma tahan just tähelepanu juhtida, kui me keskelt vaatame, et kus mulla temperatuurid hakkavad tõusma, on meil aprilli teine pool, siis see vahekultuur hakkab lämmastikku tagasi mulda vabastama, mis tähendab, et nüüd tegelikult nende andmete põhiselt on meil võimalik seda täpselt hinnata, mitte me ei pea enam arvama, kas see teeb seda või kuidas see teeb seda. Siis teine näide, mis on erikultuurides üldiselt selline tüüpiline, kus on väga intensiivne lämmastiku kasutus. Et siin on üks salatikasvataja näide, kus on 2 kasvatustsüklit ühe hooaja jooksul. Ja siit me näeme samamoodi, on meil mullavesi, nitraatlämmastik, mullatemperatuurid ja siis esimesel salati istutamisel antakse kaasa lämmastik ja siit me näeme kenasti, kuidas see vabaneb, kuidas see kasutatakse ära. Ja siin me näeme, mis on siis see jääklämmastik seal mullas, kui palju sinna jäi alles peale selle kultuuri koristamist. Ja mis seal tüüpiline probleem ongi, millega ka nemad meie poole pöördusid, et nad tahtsid hinnata, mis seal nagu toimub ja nad andsid teisele tsüklile täpselt samasuguse koguse see aasta, nad ei teinud veel otsust. Ja me näeme, mis siin aasta lõpuks jäi siin septembrisse on üks 200 kilo saadaval olevat nitraatlämmastikku mullas selleks ajahetkeks, kui kultuur on koristatud. Ja just nende andmete tulemusena ongi nüüd see, et me saame järgmine aasta juba paneme paika katse, kus me räägime katses, kus me vähendame 20–50% lämmastiku kogust nendele põldudele, ehk et need tulemused on ikkagi päris tugevad, mida need andmed annavad. Ja viimaseks ikka kõige tummisem, aga ma teen hästi kiire ülevaate, et mida kogu süsteem võimaldab, ma saan aru. Ja siis üleval me näitame neid hoiatusi läbi kogu hooaja, see on nüüd üks kogu talirapsi hooaeg Eestist. Et kui siin peale minna, siis me näitame tekstiliselt, mida tollel ajahetkel toimus. Ülemine on mullavee graafik, et me näeme, kuidas sügisel vee kasutus toimub, mis toimub talvel, kuidas on jäätumise tsüklid, kas muld on sula, siin on jälle jäätunud. Ja siin, kui me vaatame nüüd selle kevad-suve sellist vee graafikut, nagu see ülemine see on, siis see tundub nagu kastmisgraafik. Me teame, et see kevad-suvi oli meil väga veerikas ja veeprobleemi meil kuskil ei olnud, kui siis isegi pigem liigvesi on. Siis teisalt me näeme siin põlluraamatu sissekandeid, kus sul tekivad väetamiste ja pritsimistööde juurde ajahetkel. Sa näed, mis ajahetkel sa midagi tegid ja kas midagi oli tehtud äkki valel ajahetkel või õigel ajahetkel. Tekib selline ülevaade. Siis on meil toitainete liikumine läbi kogu hooaja ja siin kõige olulisem on see, kuidas me läheme talvituma ja kuidas me kevadel tuleme välja.
kevadine lämmastiku vabanemine ja põhiline, et sügavamatesse kihtidesse ei ole edasi liikunud ja siis on meil sügisene või hilissuvine mineraliseerumine. Ehk et siit me näeme lämmastikugraafikust, et seal on 50 kilogrammi lämmastikku saadaval, mida saab juba võtta aluseks otsuseks uue kultuuri külvamise puhul. Ja viimane asi, mis ma siit nüüd toon välja, on see, et kui me teeme võrdluseks mullaproovidega, ehk et kui me teeme kevadel mullaproovi siin või me teeme kuskil siis me saame aru, et siin on tulemused on kardinaalselt erinevad, ehk et need kaks asja peaksid toimima ikkagi kõik käsikäes. Aga selle asjaga mina omalt poolt võtakski asja kokku, et aitäh kuulamast ja meie eesmärk ongi anda mullale hääl ja näidata, mis päriselt mullast toimub igal päeval, igas ilmastikus, et siis nende alusel teha veel täpsemaid otsuseid. Ja aitäh teile! Ja aitäh, Mikk! Aplausi kuulsid? Kuulsin. Väga hea. Aitäh. Nii. Kuidas see lahendus võiks aidata toime tulla ekstreemsete ilmastikusündmustega kohanemisega? No just seda, nagu ma ühes kohas mainisin, et kui praegu teevad, kui on liig märg aasta või liig kuiv aasta, siis tehakse väetamisplaan täpselt, tegevused tehakse täpselt väetamisplaani järgselt. Ehk et kui on liiga kuiv, siis me saame mingid osad juba ära jätta, kuna näiteks see vabanemine ei ole toiminud ja teisalt, kui on liiga märg, samad tingimused, et kas on üldse mõtet minna midagi tegema, kui on liiga märg ja taim ei saa nagunii seda kasutada, on niisugune lühike vastus. Mulla omadused on teinekord väga suure varieeruvusega. Mitu seirepunkti peaks hektari kohta olema? Põhiline küsimus, mis meilt alati küsitakse, et selle puhul meil on niimoodi, et meie mõõdame ühte kohta põllul ja meie kuidas me seda hindame, ongi see, et esiteks me teeme ise, kui me paigaldame, me teeme sellise põllu kiiranalüüsi, teisalt me vaatame mullastikukaarte, me näeme, mis on selles põllus valdav, vaatame ka satelliidi pilte, et kui ühtlane see on ja siis kolmandaks on ka see, et kui põllumees teab oma põlde, et kui ta teab, et üks koht on hästi, siis ta refereerib selle juba ülejäänud põllule ka. Et see on see moodus, kuidas me seda teeme ja siis lisaks tegelikult ma lihtsalt toon siia võrdluseks. Kuidas ta seda siis niimoodi, et ta jalutab ja näitab või kaardi peal näitab, et kuidas ta näitab selle, et see koht on mul hästi? Jaa, tema näitabki tegelikult, ta teab ju peast põhimõtteliselt, ta võib mulle kaardi peale näidata, panna Google Pinni või asja, et näed, see on see koht, mida ma tahaksin mõõta, kuna selle alusel ma saan kasutada. Ja viimane küsimus ka, kas antud lämmastiku mõõtmise metoodika on ka kuidagi valideeritud? Jah, see ongi praegu on ta meil siseselt valideeritud, me oleme suuremat projekti selle kohta kirjutamist, aga seal me räägime üle 100+ mullaproovi korrelatsioonis, kus me võtame siis kogu hooaja jooksul neid, et kui see graafikut vaadates on ühes punktis, tipus ja langevus, et see korrelatsioon seal on ikkagi päris palju lubav, et me julgesime sellega laivi tulla. Mikk, suur aitäh ettekande eest. Meie läheme siit lõunale, mine luba endale ka väikene suutäis, mõtle, tunne ennast nagu konverentsil. Suur tänu sulle. Edu, Mikk Plakk oli teie ees, Paultec osaühing.